Kristel ja Ago, te praegu siin disainite mõnuga ketse. Kas see on esimene kord või on ennegi ette juhtunud, et tuleb midagi disainida? Mul on esimene kord vist. Mul on ka. Ja. Ma olen särke disaininud, aga mitte siukse tossu. No kuidas läheb? Kuule, tead, see on natukene selline nagu, et overwhelming, et ei tea, tahaks kõiki asju teha, aga samas kõiki asju ei saa. Ja iga kord, kui ma midagi teen, siis tuleb Ago ja teeb selle üle ja rikub mu ideed kõik ära. Mina ei lähe seda kassi rikkuma, sest ma austan su tööd. Ma austan seda, et sa täiestad seda nagu paremaks. No räägi, mis sul siin peal on siis? No mina tegin oma abstraktsust, siis ma tahtsin teha nagu 2 bumblebee'd oleksin, aga see muutus nüüd silmadeks ja inimeseks. Natukene naeratusi, nooli, mis näitavad pigem üles. Küsimus, kes see Pelgu City's pärit on? Ma ei tea. Straight out of Pelgu City. Who is it? See on Hugo. Aga Siis mõtlesin, et ka üks positiivne sõnum, naerata on siin peal. Siis on väikene, immortality, eks ole, et näiteks, mis on kartuunist, siin on kartuun peal, siin on fartuun, väike nali, väike naps, väike nali. Kas see on teiega siis kuidagi seotud? Fartuun või? Ma ei tea, see on jälle... Siis kui poisid on omavahel. Poisid omavahel on fartuun, jah. See oli vastus. Nii, ja mis seal teise tossu peal veel põnevat on? Nii, võt see on nüüd. Ma siia kohe panen kartuun, süda, Jüri. Niimoodi. Mis sul seal põnevat on? Siuksed asjad. Siin on siuke roosa plekk. Kristel tegi selle. Siis punane plekk, selle tegin mina. Siin täpid on need sinised, selle tegi keegi teine. Siis kartuun Loves Jüri on minu tehtud. Siin on üks kass ja siin on Instagrami kontosid veidi ja üks lill ja niimoodi. No kuidas teie elu pärast poolfinaalis siis läinud on? Mida põnevat ära olete teinud vahepeal? Tead, kuidagi rahulik. Ma võtsin natukene hääletunde, et saada tehnikat lõpuks endale korda. Et siis, kui peakski hääl katki olema, et siis saab tehnikaga järgi tõmmata selle. Sest et poolfinaalis, tegelikult ma olin ikka päris kurb seda kuulates, mis seal lõpuks välja tuli. Nii et panin endale rohkem niisugust takka. Ja siis, aga üldiselt on rahulik olnud. Ma ei tea, ma pole küll sellepärast, et ma ei tunne, et oleks nüüd tohutult mingi kreisiks kätte ära läinud. Siuke tavaline, nagu ikka. No teie lubasite, et finaalis tuleb lavale hologramm, Kristel. Kaugel see asi omadega on? Vot see on nüüd Joosepi ala ja kes väga mugavalt ei ole siin, aga ettevalmistused käivad ja vist on isegi täitsa valmis juba enne. Ja täitsa valmis. Valmis on, et me nüüd ootame, et me saaks lava peale proovima minna neid asju. Sellest telefoni äpist. Aga meil tuleb küll ainult Androidile selleks finaaliks tuleb äpp, millega saaks nõnda, et ühesõnaga on selline asi, selline leht, mille saad välja printida või teise telefoni pealt panna ja siis, kui sa paned selle loo käima, meie loo, siis tekib niimoodi, et sa saad telefoni ekraani pealt näha seda sama karakterit, seda animeeritud karakterit. Siin toimub sinu kodus. Jaa, et ta tantsib sulle põhimõtteliselt nagu sinu enda kodus, aga lihtsalt nagu läbi telefoni sa näed seda animatsiooni. No kust siuke idee tuli? See oli Frost FX-i eestvedamisel, nad arvasid, et kui on tehtud, siis võiks teha midagi ägedat ja midagi sellist, mida nagu inimesed kodus saaksid ka kasutada või vaadata. Jaa, just, et oleks nagu siuke väike põnev lisa vidin. Aga aitäh teile ja edu finaalis! Aitäh sulle!